No hei, mina olen Hendrik, see seal on Max. Tere tulemast minu kanalile. Kui sa oled siin oma mitmendat korda, siis sa tead, mis siin toimuma hakkab. Tänase video teemaks on jalgrattad. Ja just nimelt jalgratta hooldus ja väiksemad remondid, mida saate kodus käepäraste vahenditega väga odavalt ise ära teha. Ma mõtlesin, et ma jagan selle video sedapuhku selliseks chapteriteks või teemadeks ning kui teeb mõni konkreetne teema huvitab, siis saate video descriptionist just nimelt selle teema juurde kohe minna, jättes endale ebavajalikku vahele. Aga hakkame pihta. Esimene asi, mida loomulikult teha võiks, eriti juhul, kui ratas on sügisel viimasest sõidust seisma jäänud ning vahepeal pole teda puututud, on rattapesu. Ja mul on siin üks väga hea kandidaat, üks noormehe ratas, mis on käinud väga porise ilmaga sõitmas. Ratta pesemiseks läheb vaja paari väga lihtsat asja. Esiteks mingisugune pesuvahend. Minul on siin Cefal Bike Wash, spetsiaalne jalgrattapesuvahend, mida saab osta, ma arvan, fiksusest, mingisugune 7 € äkki oli pudel. Aga sobib ka tavaline autošampoon ning ühte sellist harja. See on auto väljapesuhari, samamoodi fiksusest või mõnest muust autokauplusest võimalik soetada. See on hea sellepärast, et ta mahub igale poole pisikestesse vahedesse ja teeb need suurema nühkimisete puhtaks. Ning siis loomulikult voolavat vett. Kõige parem on ratast pesta õues, nii nagu mina seda teen. Kui selline võimalus puudub, siis olen pestnud ka ratast kodus vannis. On täiesti tehtav, pärast tuleb küll vann ka tagantjärgi ära pesta. Ja ei soovita ma ratast pesta survepesuriga. Sellepärast, et esiteks ta ei anna väga mingit eelist, sa ei saa ratast eriti oluliselt puhtamaks sellega, niikuinii tuleb natuke nühkida ja kasutada puhastusvahendit. Ja teine asi on see, et survekaga on väga lihtne lasta vett laagritesse ja muudesse komponentidesse, mis üldse vett ei peaks tegelikult saama. Esimese sammuna ma seadistasin oma vooliku sellise nagu duši moodi otsiku peale, et see vesi tuleks sealt sellise paraja survega, aga mitte liiga tugeva joana ning kastan kogu ratta ühtlaselt märjaks. Järgmise sammuna on nüüd vajalik see puhastusvahend ratta peale kanda. Kui puhastusvahend on sellises spreipudelis nagu mul, siis saab selle lihtsalt rattale peale lasta. Kui kasutate näiteks autošampooni, siis tehke valmis lahus ämbrisse ning kaske oma pesuhari sinna sisse ja laotage sellega šampoon ratta peale ja laske mõjuda mõnda aega. Kui see ratas on saanud circa 5 minutit selle seebiveega liguneda, siis ei olegi rohkem muud teha, kui võtta oma pulga otsas hari, väljahari, kuidas me ta nimetame, ning käia raamipinnad ja kõik muud puhastamise vajavad pinnad sellega üle. Ja siis ei jäägi muud üle, kui võtta oma voolav vesi ja ratas puhtaks loputada. Ja nüüd, kui ratas on puhtaks pestud, siis esimese asjana võiks üle vaadata, kas tal on ka midagi päriselt viga või vajab ta lihtsalt kiiret puhastamist ja õlitamist. Ning asjad, mida siis alati kontrollida, rehvid. Minu patsiendil siin on tagumine rehv täiesti katki, siin ei ole isegi lootust, et äkki on tühi. Lisaks käigud ja pidurid. Käikude kontrollimiseks, kui ratas sõidab, on kõige parem proovisõit. Kui on võimalus ratas üles riputada nagu mul siin, siis saab ka seda pukist teha, käia kõik käigud ükshaaval läbi, vaadata, et tulevad ilusti üles ja alla. Ning pidurite puhul on siis loomulikult tähtsad, et nad pidurdaksid ning et piduri heebel ei tuleks vastu lenksu või ei oleks ebamugavad kõrgel see pidurdus punkt, kus ta siis võtma hakkab. Lisaks soovitan ära kontrollida lõtkud, võttes siit rattast kinni vasakule paremale loksutades mõlemad ratast kontrollida. Samamoodi kontrollida siin kaelakausi laagreid edasi-tagasi loksutades ning võttes 2 pedaalist kinni ja vasakule paremale liigutades on tunda ka lõtku nii pedaalivõllis kui keskjooksus. Ja lisaks tuleks üle vaadata ka kriitilise pilguga rehvide seinad, et ei oleks pragusid ning trossid. Nii käiguvahetaja oma, mis paistab siit või siit ning eriti tähtsad on piduritrossid, et need sõiduajal ei katkeks. Ja nagu siin näha, siis piduritrossil ongi tegelikult üks kiud lahti ja selle trossil ma arvan, et on vahetuse aeg juba käes, et ta varem või hiljem siit selle koha pealt ka puruneb. Kuna trossid on odavad, siis ma arvan, et igati mõistlik on see kohe ära teha, mitte purunemist oodata. Kuna esimene vaatlus nüüd tuvastas, et minu patsiendil on katki tagumine rehv,
siis ma just nimelt selle remontimisest alustan. Käikudega rattal on kõige esimene asi tagaratast alt ära võttes see, et käiguvahetaja vahetada kõige väiksema käigu peale. Väike tähelepanek veel, et kui rattal on veepidurid nagu sellel siin, siis tuleb selle jaoks, et ratas alt kätte saada, esmalt vabastada trossi pinge piduriklotsidelt, et rehv mahuks piduriklotside vahelt läbi. Ja selle jaoks tuleb võtta siit sellest metallist kaarest kinni ning suruda see piduri hoob vastu klotsi ning seejärel on võimalik see metallkaar siit selle musta detaili vahelt välja võtta. Ning olenevalt siit rattast, kas tuleb siit otsast välja keerata üks polt, keerata mõlemalt poolt mutrid lahti või siis selle ratta puhul tuleb vabastada kiirlukustuse kang, nii ratas tuleb alt ära. Ja nüüd siis ei ole muud, kui vabastada siit see kiirlukustuse kang ja lasta gravitatsioonil oma töö teha. Et maas tehes on seda võib-olla lihtsam teha niimoodi, et rattas on tagurpidi sadule lenksu peal, aga kui on võimalus riputada, see on eriti mugav. Ja nüüd, kui mul on võll vabastatud, siis ainuke asi, mis mul seda ratast või kinni on käiguvahetaja. Käiguvahetajas siit kinni võtta ja teda tahapoole käänata, siis tuleb see ratas siit vahelt ilusti välja. Selleks, et katkine sisekumm ära vahetada, on tarvis uut. Ja selle jaoks, et seda oleks lihtne osta, siis on vaja vaadata rehvi külgseina pealt rattamõõt. Minu puhul on siin kirjas 29 korda 2,10 ehk siis 29 on ratta diameeter ja 2,10 on laius. Ning selle järgi ma ostsin omale rattapoest sobivas mõõdus sisekummi. Ning jälgida tuleks ka seda, millise ventiiliga sisekumm osta. Et rehv mugavalt maha võtta, ilma midagi kahjustamata, soovitan osta plastikust heeblid jalgrattapoest. Üldiselt saab maha ühega, aga vajadusel on võimalik ka kahte kasutada. Selleks, et rehv võtta välja pealt maha ja sisekumm ära vahetada, alustan ma tavaliselt sellest, et ma toon selle rehvi siit külgseinte pealt ilusti maha. Teen selle terve ringi ära. Rehvi eemaldamist mina alustan tavaliselt harjumuspäraselt ventiili vastasküljelt ehk siis siit. Otseselt ei pea seda tegema, aga minu arvates on niimoodi lihtsam, sellepärast et aeg-ajalt mingite rehvide puhul see ventiil kipub jääma siia kuidagi vahele kinni ja takistama. Nii et ma võtan nüüd selle heebli selle C-tähe või U-kujulise otsa, lükkan tasakesi see välja ja rehvi vahele ning hakkan seda siit maha kangutama. Ning kuna ta mul praegu tuli väga lihtsalt, siis mul teist heeblit ei ole vaja kasutada. Aga kui on nüüd selline rehv, mis ei taha eriti maha tulla, siis saab teha sellist trikki, et panna ühe heebli siia vahele ning selle heebli teises otsas oleva kahvli saab lukustada ümber kodara. Siis jääb see heebel siia ning siis on võimalik teise heebliga kaasa aidata, et ta tuleks paremini maha. Rehvi tervenisti maha võtma ei pea, piisab sellest, kui võtta ainult üks külg maha ja saab sisekummi juba kätte. Hea praktika enne uue sisekummi sissepanekut on veel see, et see vana sisekumm võtta välja, pumbata talle väike õhk sisse ning otsida üles, kus kohas ta katki on. Minu puhul on siin selle koha peal sõrme juures üks pisike torkeauk. Ning see on tähtis sellepärast just nimelt siis, et kui mul on sisekummi välimise külje peal torkeauk, siis on võimalus, et see, mis iganes seda torkas, on veel rehvi sees. Ning kui ma panen sinna lihtsalt uue sisekummi sisse, siis näiteks see klaasikilv või roosiokas või meie traadijupp võib selle sisekummi kohe uuesti katki teha. Võtan selle sama ratta, kus on see rehv veel osaliselt peal ning käin käega. Ja samas ka visuaalselt vaadates selle rehvi sisemise seina ilusti üle, et näha, et siin ei oleks midagi teravat. Nüüd, kui mul oleks vaja ka vahetada välimine rehv, siis ma võtaksin selle rehvi teise poole ka siit velje pealt niimoodi maha. Kuna mul seda vaja teha ei ole, siis mul läheb sama rehv tagasi. Ja enne kui ma selle uue sisekummi ratta sisse panen, ma panen talle pumbast paar matsu õhku sisse, et ta natuke kuju hoiaks, oleks lihtsam sisse panna ning ei tekiks kortse sinna sisekummile välja sees. Esmalt otsin üles ventiili koha, panen ventiili läbi välja ning seejärel asetan sisekummi tervenisti siia.
väliskummi sisse. Rehvi monteerimist ma alustan samuti ventiili juurest. Just sellepärast, et ventiili koht on tavaliselt see, mis kipub vahele kinni jääma ja mitte õigesti peale minema. Ja üldiselt hea praktika on see, et väliskummi on võimalik peale panna ilma tööriistadeta. Nii on kindel, et midagi ära ei lõhu. Kui ei taha üldse minna, siis võib need samu plastikkeebleid kasutada, aga ma ütleks, et 99% rattarehvidest tegelikult lähevad peale, ilma et oleks vaja mingid abivahendid kasutada. Ja nüüd, kui sisekumm on sees, siis pole muud kui täis pumbata ja jälle tagasi panna. Ja rehvide teema lõpetuseks veel nii palju, et ma alati soovitan järgida rehvitootja soovitatud minimaalset ja maksimaalset rehvirõhku, millest lähtuda ning kindlasti üle maksimumi mitte kunagi minna ning samas proovida ka hoida mitte alla miinimumi sees. Ja rehvirõhku võiks kontrollida tegelikult siuke iga paari nädala jooksul, sest need ventiilid ja rehvid ikka kipuvad lekkima aja jooksul. Tagumist ratast ja üldse tegelikult mõlemad ratast alla tagasi panna, mulle meeldib põrandal. Just sellepärast, et siis on kindel, et see rattapõll istub ilusti siin raami sees, tsentris ja korralikult oma pesas. Kui seda teha õhus, siis jah, kogenud mehaanikud suudavad põlve või mingisuguse muu abivahendiga ratta paika suruda. Aga eriti algajatel juhtub tihti see, et see ratas jääb kuidagi viltu alla ja põhjustab hiljem probleeme, nii et jah, maas on seda kõige õigem teha. Pidureid on tänapäeva rattastel põhiliselt 2 sorti. Kõige moodsamad ja paremad on ketaspidurid. Ketaspidurid saavad siis olla hüdraulilised nagu siin, kus trosse ei ole ning pidurid juhitakse õlisurvega. Selliste pidurite puhul puudub ka üldiselt vajadus midagi reguleerida. Võivad ketaspidurid olla ka trossiga ning lisaks on siis ka olemas traditsioonilised veepidurid, mis pidurdavad ratast surudes kummisklotsi vastu pidurduspinda. Ja pidurite puhul siis tavalised asjad, mida kontrollida, on see, et piduriklots ei jookseks väljast mööda, nagu mul siin juhtub, et pidur ei käiks vastu velge, nagu mul samuti siin juhtub, ning et piduri hoob tõmmates ei läheks vastu lenksu, mis siin ei juhtu. Piduriklots ei jookseks kas väljast mööda või veel hullem ei käiks ülevalt vastu rehvi, vabastama siit piduriklotsi otsas oleva väikese mutri number 5-6 kandiga, hoides samale pidurilinki peal, et hoida survet vastu klotse. Siis ma saan selle piduriklotsi siia vabalt liikuma. Asetan selle klotsi niimoodi, et ta oleks siin ilusti terve pinnaga vastu seda välja pidurduspinda. Seejärel surun siit käega trossile pinge peale, ehk klots ei liiguks ja keeran kinni. Ning teine probleem, mis mul selle piduriga on see, et kui ma seda pidurit siit hoovast tõmban, siis on näha, et parempoolne hoob liigub oluliselt rohkem kui vasak. Ja tänu sellele on see vasakpoolne klots kogu aeg vastu velge. Ja see on põhjustatud sellest, et siin piduri hoova all on vedrud, mis need piduriklotse tagasi tõmbavad ning nende pinge on lihtsalt erinev. Ning et seda korda teha, ma saan siit sellest kruvist anda siit poolt pinget järgi ning vajadusel siit poolt natuke peale pingutada, et klotsid jälle ühtlase kauguse peal oleks. Ja nüüd liigub klots mõlemalt poolt ühe palju ning kumbki klots ei istu enam vastu velge. Kui tross nüüd katki polnud, aga pidurilink tuleb lihtsalt vastu lenksu, siis esimese asjana ma soovitan keerata siin samas lingi otsas seda regulaatorit. Kui seda keerata väljapoole, siis trossi käik lüheneb ja link liigub vähem. Ja kui seda keerata sisse, siis trossi käik pikeneb ning link tõmbab vastu lenksu. Sellega saab reguleerida päris pika maa. Kui sellest nüüd jääb puudu, siis tuleb teha sama protseduur, nagu ma trossi vahetusel tegin. Tõmmata siit polt lahti, suruda need piduri hoovad kokku ja keerata polt kinni ning seejärel siis anda viimane lihv siit selle regulaatoriga edasi-tagasi reguleerides. Nüüd mehaanilise ehk trossiga ketaspiduri puhul on neid reguleerimispunkte natuke rohkem. Esiteks on siin lingi juures samasugune keeratav regulaator nagu veepiduril
Lisaks on dubleeritud see regulaator üldiselt siia pidurisadula juurde, kust on samuti võimalik piduri trossi pinget kas peale või maha keerata. Ning lisaks sellele on mehaanilise ketaspiduril, minnes siia teisele poole, ka selline pidurisadula reguleerimispolt, mida saab keerata kas pika kuuskandiga läbi kodarate, mõnel puhul on siin niisugune plastmassist rattaka, mida saab sõrmega keerata. Ja ketaspidurit reguleerides on siis eesmärk see, et kui siit vaadata otse ketta peale, siit kaamera pealt ei ole väga hästi näha, siis mõlema poole klotsid peaksid olema kettast enam-vähem sama kaugel. Kuna sellise piduri puhul liigub ainult üks klots, mis on siis see ratta suhtes välimine klots, mida siis tõmbab see tross, ning kui teise poole klots on liiga kaugel, siis seda tuleb just nimelt reguleerida siit kodarate vahelt keerates. Ja üldiselt minu praktika näitab seda, et sisemine klots tuleks keerata kettale nii lähedale, et ta on kõrvaga kuuldavat, peaaegu käib vastu või natuke käibki vastu ja siis üks klõks tagasi. Ning seejärel timmida klots paika teiselt poolt trossi abil. Niimoodi saab selle piduri kõige paremini pidurdama ja on see lingitunnetus kõige täpsem. Ning nagu ma teile enne näitasin, sellel rattal on ka tagumine piduritross kohe katki minemas, nii et vahetame sellega ära. Piduritrossid on põhimõtteliselt kõigi jalgratastel ühesugused. Ainuke erand on siis maanteerattad, kus on see piduri lingipoolne otsik sihukese seene kujuga. Aga kõigil teistel ratastel on see piduritross täpselt selline. Trossi vahetamiseks tuleb esmalt piduri juurest lasta lahti trossi pingutuspolt ning seejärelt oma tööd lihtsustada. Ma olen tavaliselt harjunud lõikama selle trossi siit katki selle koha pealt, kus ta veel terve on, siis see tuleb lihtsamini välja. Ning seejärel saab seda trossi siit lingipoolsest otsast üsna hõlpsasti kätte. Siin lingipoolses otsas on selline reguleerimiskruvi, millega saab trossi pinget timmida ja nendel on alati niisugune sisselõike koht ja see sisselõike koht tuleb joondada piduri heeblis oleva sisselõike kohaga ning seejärel saab selle trossi siit kenasti vahelt välja sikutada ning siit pidurilingi poolt tuleb ta selle aasa tagant ära võtta, mida on ühe käega küllalt ebamugav teha, aga ausalt käib välja siit. Ja tagasi läheb see tross siis täpselt nii nagu vana välja tuli. Esmalt läheb ta siia lingi sees olevasse pilusse. Läbi selle pilu ja regulaatori ja siia otsa tuleb siis kõri ning tagant tuleb piduri juurest uuesti välja. Tuleb see tross ja kõri sisse toppida. Ning jälgida seda, et kui tross panna tagasi, siis ta ei oleks siin ees teiste trossidega sõlmes, et tal oleks võimalikult vaba kulg. Ning kõige viimaks enne, kui tross tagasi ühendada, siis vana trossi otsast tuli ära siuke pisikene kummikate, mis peaks mingil määral kaitsma siis seda piduritrossi tolmu ja pori eest. Ma panen sellega tagasi. Ning enne kui ma trossi pingule tõmban, siis hea praktika on see, et seda lingipoolset regulaatorkruvi, eks niisugune 2-3 pöördjagu välja keerata. See annab pärast võimaluse natukene seda pidurit veel timmida siit ilma tööriistu kasutamata, kuna sealt. Ja nüüd siis pole muud, kui panna see tross tagasi, nii nagu ta jooksis ja siin kinni keerata. Üks hea trikke veel, mis ma olen õppinud selle trossi pingutamise juures, kuidas saada see pidurilingi distants endale täpselt sobivaks. Ma teen niimoodi, et ma vajutan klotsid täiesti vastu velge, siis keeran poldi kinni ja ma keeran poldi täpselt nii palju kinni, et ta hoiab seda trossi paigal, aga ta ei ole kõvasti kinni keeratud. Ning nüüd, kui ma siit pidurilingist tõmban, siis ma saan seda trossi siin piduri sees libistada täpselt nii kaugele, et mul on see piduris punkt õige ja alles seejärel keeran selle poldi, mis seda trossi piduri küljes hoiab, lõplikult kinni. Ja viimase teemana käiks üle ka veel käigud ning keti.
Käikudega on niisugune lugu, et üldiselt käigutrossid eriti ei kulu, eriti ei veni. Käigud peaksid käima siis lülitamisel kergelt ja sujuvalt. Üks klõks ülesse, peaks vahetama käigu ülesse, üks klõks alla, peaks vahetama käigu alla. Kui ülesse vahetusel käik ei liigu ülesse või siis vastavalt alla vahetusel liigu käik alla, siis enamasti piisab sellest, kui siin käiguvahetaja taga otsas olevat seda sarnast regulaatorit, nagu on piduritel, keerata siis natukene peale või maha. Ja loogika on siis selles, et kui on vaja, et käik vahetaks paremini ülesse, siis on vaja trossi natukene pingutada, ehk tuleks seda regulaatorit keerata veerand kuni pool pööret väljapoole. Ning vastupidi, kui on vaja, et käik vahetaks paremini alla, siis on vaja trossi lasta natukene järgi, nii et keerata seda regulaatorit natukene siis sissepoole. Ja pärast iga reguleerimist on mõistlik siis jälle katsetada. Praegu mul antud olukorras vahetavad käigud nii ülesse kui alla. Ma ütleks, et küllalt hästi. Nüüd praegu ta väga hästi ma üles ei vahetanud. Ma keeran siit pool pööret peale, vahetan uuesti alla ja ülesse ja läheb juba oluliselt sujuvamalt. Ja see on üldiselt kogu reguleerimine, mida on käikudega vaja teha. Käiguvahetajal on lisaks reguleerimiseks siin ka 2 kruvi. Need kruvid võivad olla siin, võivad olla siin taga all, võivad olla kuskil siin peal. Aga nende eesmärk on alati üks sama. Ainuke asi, mida need kruvid teevad, on reguleerivad kõige ülemist ja kõige alumist käiku. Ja neid üldjoones ei ole vaja puutuda. Minu puhul siin hetkel, kui ma vahetan käigu kõige ülesse, siis ma näen, et mul tegelikult ülemise hammasratta peale väga hästi ei vaheta. Nii et mis ma nüüd tegema pean, on see, et ma pean siit välja selgitama, kumb nendest kruvidest on ülemine ja kumb on alumine piiraja. Siit ma hetkel näen, et kuna see piiraja on põhjas ülemine, siis ma keeran siit pool pööret tagasi, mis lubab mul käiguvahetajal minna natukene kaugemale ülesse ning see käik vahetab juba selle peale ideaalselt ülemist asendisse. Aga üldiselt neid reguleerides peab olema küllalt ettevaatlik, eriti ülemist käiku reguleerides. Sellepärast, et kui ülemine piiraja keerata liiga maha, siis juhtub see, et see käiguvahetaja koos kettiga võib joosta kodaratesse ja see lõpeb üldiselt kas käiguvahetaja või raami kõrva surmaga. Tegelikult ei juhtu mitte midagi, kui seda ketti ei puhasta. Pigem olgu natuke liiga õline kui natuke liiga kuiv. Kui on aga soov see kett ilusamaks saada, siis loomulikult kõige parem lahendus on võtta see kett ratta pealt maha ning panna ta lahusti ämbrisse või kuskile purki või pudelisse, ta seal raputada, kallata välja, panna uus lahusti sisse, jälle raputada. See on niisugune poole päeva projekt ja väga see mingit ideaalset tulemust niikuinii ei anna. Mis aitab küllalt hästi, on auto piduriosade puhastusvahend ja kalts. Ehk kui lasta seda brake cleanerit lapi peale ning sellega lihtsalt kett üle käia, siis üldiselt sellest juba piisab, et saada see kõige suurem sodi kätte. Ja ketti puhastades ning ka ketti määrides tasub mõelda selle peale, et see osa ketist, mis tegelikult vastu hammasrattaid puutub, on see keti sisemine pool. Nii et kui on soovi seda puhastada, seda ketti, siis esmajoones võiks just pöörata tähelepanu sellele keti siseküljele. Nüüd, kui kett on puhastatud, tuleb ta ka ära määrida uuesti. Mina kasutan alati sellist pudelisõli, mida on võimalik välja valada sealt aerosooli asemel, sest need aerosoolid kipuvad ilgelt nii põrandat kui ratast määrima. Ja nüüd keti õlitamiseks piisab täiesti sellest, kui panna iga lüli peale sisemisele küljele pisikene tilk. Ja see on täiesti piisav, et kindlasti ei tasu seda ketti õlitada siit pealt poolt ja veel vähem teha seda niimoodi, et lasta see kett ringi ja siis aerosooliga siit kõik kokku mökerdada. Et see on täiesti ebavajalik, see ei anna ketile midagi juurde ja teeb ratta lihtsalt väga mustaks ja õliseks. Ketiõlidest veel nii palju, et hetkel ma kasutasin Finish Line'i wet märkega määret, mis on mõeldud eelkõige vihma ja pori ja mudaga sõitmiseks. Ta on niisugune hästi kleepuv ja kaitseb seda ketti paremini niiskuse eest, aga nende wet tüüpi määret
miinus on see, et ta on päris kleepuv ning ta võtab igasuguse odi ja mustust väga hästi külge. Nii et kui enamasti sõidate kuiva ilmaga, siis ma tegelikult soovitan rattapoest valida määre, mis on mõeldud just nimelt kuiva ilma jaoks. Nad on oluliselt viskoossemad, peaaegu sihuke vett meenutav hästi voolav vedelik, jätab keti kuivaks peaaegu ning ei võta selle tolmu ja sodi külge. Loodan, et saite siit midagi uut ja kasulikku teada ning et mõned rattad saavad hooldatud ilma töökoja uksi ja sadu eurosid kulutamata. Kui teile meeldis, mis te nägite, andke mulle sellest teada, jätke kommentaar, mida te rataste kohta veel teada tahaksite ning ma panen video descriptionisse nimekirja mingitest tööriistadest ja vahenditest, mis ma arvan, et võiks kodus olemas olla, et rattahooldus ja remont hästi sujuks. Seniks aga kõik, tänks vaatamast, tellige kanal ja kohtume järgmises videos. Tšau! Selle ratta rehvid jääb küll pumpamata. Siin ei saagi kohe sõitma minna.